Tere! Vaatame seda, kuidas sinu veebilehe leitavust saaks parandada otsimootorites. Üks asi, mida otsimootorid hästi palju vaatavad, on just veebilehe sisutekstid. Pealkirjad, tiitliribad, aadressiribad ja sisutekstid. Et kui me võtame näiteks märksõna kontoritoolid ja meil on selline esileht, siis siin esilehel ei ole meil mitte kuskil kirjas meie märksõna kontoritoolid. Ja sellepärast see leht ei saagi välja selle märksõnaga tulla. Või teine näidis on, ütleme, võtame siit interneti T-särgi pood, siis sõna maika järgi see pood nagu välja ei tule, sest kogu sellel lehel ei ole kordagi sõna maika kirjutatud. Küll siin on aga hästi palju kirjutatud T-särgid, sloganiga särgid, triiksärgid ja nii edasi, et nende sõnade järgi jällegi ta tuleb väga hästi välja. Kui nüüd minna tagasi siia Google'isse ja näiteks otsida kontoritoole, võtame märksõnaks kontoritoolid, siis me saame kohe siit vasted ja võtame kohe esimese vaste ja uurime, miks see leht tuleb nii hästi välja. Üks asi kohe, mis tal on üleval tiitliribas, on kontoritoolid kirjas. Et sa võid ka oma veebilehel vaadata, mis on sinul üleval siin brauseri ribale kirjutatud, et siin kindlasti peaks olema need märksõnad sees, millega sa nagu välja tahad tulla. Teine asi on see, et on tiitlid ja ka sisutekstides on, kerime allapoole, on kontoritool siin, eks ole. Et meil on tegelikult seda sõna kontoritooli siin sisu sees päris tihedalt esinemas. Ja lisaks veel sellele on meil siin otsimootori sõbralikud veebiaadressid, et meil on ka siin kontoritool sõna sees. Ehk see on 24 on päris hästi nüüd optimeerinud ennast nende kontoritooli juurde. Et kindlasti peaks olema ka sinu lehel seda kontoritooli sõna võimalikult palju siis sellel lehel sees ja ka veebilehe URL ehk aadress peaks olema sul otsimootori siis sellele sõnale optimeeritud, ehk nagu siin kontoritoolid. Selleks, et pealkirjastada nüüd, nagu siin on kontoritoolid pealkiri, vaata ise ka, näiteks view ja page source sa saad brauserist võtta ja kui sa nüüd otsid H1, et ta peab olema selliste HTML, ütleme käskude vahel on H1 käsud, ehk kui sul see märksõna on siin H1 käskude vahel, nagu siin on kontoritoolid, siis see on pealkiri, esimese taseme pealkiri ja selle järgi saab Google aru, et see on pealkiri ja see on tähtis. Samamoodi, et seda H1 sa võid tegelikult lehel kasutada ainult ühe korra, et ära kasuta seda ära pane 5 H1 pealkirja. Kui sa tahad 5 pealkirja panna erinevatele rubriikidele ja tasemetele, siis kasuta selleks järgmiseid H1 ja H2 ja H3 tasemeid. Neid sa võid rohkem panna, aga H1 võid teistmoodi, ühe korra ainult panna. Kuidas seda panna H1? Tavaliselt on sul veebilehel ka mingi selline editor. Meil on selline FCK editor. Et kui sa kirjutad siia kontoritool ära, siis meie haldusliidesse saad sa kohe valida, et pealkiri 1 ja ta teeb sulle kohe selle H1 õigeks ja juurde ära. Nii, okei. Et see on nagu üks asi, mida kindlasti vaadata oma lehel. Siis pealkirjad, tiitlid, kasutajasõbralikud URLid ja kui sul on veebilehe aadress, siin on küll on 24, aga kui sul see sisaldaks märksõna, kontoritoolid näiteks, siis see annab tohutu eelise sulle veel otsimootorites. Ehk on väga hea, kui sul on ka domeeni nimi märksõnaga olemas. Mida veel vaadata selle, et aitab kaasa, et sa paremini välja tuleks. Google'i tegelikult see algne loogika, mille järgi Google üles ehitatud on see, et see liht, mis on eespool, sellele viidatakse rohkem. Ehk mida rohkem sinu veebilehele teised inimesed viitavad, seda parem sinu leht on. Ehk sa pead saama sisse tulevaid linke võimalikult palju. Koostööpartnerid lingiksid sinu lehele, sõbrad lingiksid sinu lehele, võib-olla sa ise omad mitut saiti, et sa siis nende saitide vahel lingiksid. Ja need lingid peavad sisaldama, mitte ära kirjuta, ütleme antud juhul siis on 24 oma lingi nimeks, vaid pane kontoritoolid, näiteks on 24 kontoritoolid ja mis siis oleks see lingitav tekst. Ehk ta peab olema täpselt vastavuses see link selle sinu märksõnaga.
ja selliselt sa saadki tegelikult oma otsitulemusi parandada. See on küll hästi siuke lühikene ja ülevaatlik asi, aga see annab juba tegelikult väga palju juurde. Kui sa tahad põhjalikumalt ühendust võtta ja teada saada, mida veel teha annab, siis võta meiega ühendust. Aitäh sulle!